hakkama ja ma arvan, et praegu oleks varem koht võimalus tantsiks perekonna valitsusega koos. Nii, palun, härrad ja daamid, võtame ennast niimoodi ringi, et naine ja mees jääks vaheldumisi. Ühesõnaga kiilurimi. Siia oleks üks tõesti. Kuna perekonnavals on väga lihtne tants, seda on ilmselt palju tantsitud igasugustel sündmustel, siis ma usun, et te saate kõik hakkama, aga siiski ma paari sõnaga räägiksin ette. Nimelt tuleb teha plaks, 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 plaks ja siis mehed võtavad daami vasakul, teevad selle ringi ja ta läheb ja kõik läheb. No proovime. Samamoodi nagu te praegu olete sellesse asendisse. Mul on väga hea meel, täitsa üllatus oli vaadata, et nii tantsuleppene publik on täna siia tulnud pulmaliselt. Sellist asja juhtub harva tänapäeva pulmades, kus tants nii hästi peale läheb. Ja kuna te olete nii tantsulempeline rahvas, siis ma hea meelega õpetaksin teile ühe vana tantsu, mida tantsiti juba 100 aastaid tagasi. Nimelt see on polonees. Kus see laualine korraldaja, üks juba hakkas ära kukkuma. Nii. Ja et seda tantsu tantsida ma palun niimoodi, nagu ütleme koolis vahetunnis käiakse kätest kinni, nii et mehed võtame sissepoole ja naised väljapoole ja nägudega sinnapoole. Ja nii, palun teie võtke istet. Nii, ja teatavasti oli nii, et vanasti tantsiti seda ilusas pidurüüst. Mehed olid ilusad nagu jadalinnud ennast ära kaunistanud ja ka naised vähemgi ilusad ei olnud. Ja nad tantsisid seda sirges seljaga, väga tähtsa näoga. Ja proovime meiegi. Ja tantsu esipaar on meil siin. Püüame kõik nende järgi teha, mis nemad täna teevad selle tantsu ajal. Nii, et alustame.
puhkama praegu. Suupitest võtta, aga noorpari huvitab väga, kas me ka laulda oskame. No laulda ju võiks, aga alati on see probleem, et ei tea peast sõnu. Väga hea võimalus on laulda, kui on käes laulik. Ja õnneks on mille noorpar pakkunud välja just võimaluse saada lauliku omanikuks. Müüki läheb, oksjon tuleb, jah, arvesti ära. Müüki läheb 2 laulikut, seltskonna laulik, laulurõõm. Selle võib omandada see, kes on siis tragid, kellel on taskus kehtiv raha. Meie oksjonil kehtib mitte valuutast, igal ei ole valuutat, aga laulda tahavad kõik. No ja Vene rubla ei sobi ka. Selleks on meil pulmas kehtivaks rahaühikuks münt. Üks münt on 1 raha. 2 münti on rohkem, 3 on veel rohkem. Ja tänase oksjoni tulud lähevad noorpari klaverifondi, kes tahavad endale soetada samasugust klaverit nagu see siin. Ja palun, esimese lauliku alghind on 1 münt. See on noortega kokku lepitud, ei ole palju, ei ole vähe. Praegusel raske ajal väga sobib. 1 münt selle lauliku hind, kes soovib? 3 münti. 3 münti, väga kena. Tõstame jah käe üles, et siis on näha, kes pakub, kes rahamees. 3 münti selle lauliku alghind on 3 münti. 5 münti. 5 münti. Noh, kelle raha rohkem võib pakkuda julgelt üle. 6, näete, 6 münti. 10 münti. Ansambli meest omal raha küll. 10 münti. 10 münti selle lauliku. 13 münti. Vaadake rahad üle. Võlga võtta, võlga on võõra oma. Kellel on 13? 15. 15 münti, jah, käsi üles kohe. Kellel 15 münti? Kellel rohkem võib saada lauliku omanikuks, olge head. 15 münti esimest korda. 15 münti teist korda. Ja 20 münti jäigi hiljaks. 20 münti esimest korda selle lauliku alghind. Muide, kus juures te veel ei tea, et selle lauliku 17. leheküljel on niisugune laul nagu Väike aed. Heldur Jõgioja, Väike aed, idüll. Nii et selle lauliku hind oli siis palju? 22 münti. 22 münti lauliku alghind. 30 münti. 30 münti. See on pottides münte. 30 münti lauliku hind esimest korda ja teist korda ja laulik on sellega 3. kord ja müüdud. Palun 30 münti. Andke andeks, see on 2 münti. 2 münti. Pead laenama, pead laenama, pead laenama. 14 münti. Võlg on võõra oma, pead laenama juurde. Me oleme selle laulu tagasi. Kopeerute, jah? Jah, sõbrad maksavad. No, teeme ära selle kohe. Jah. Nii, esimene laulik on seega müüdud. Tema hind oli 30 münti. Kohe, see härra. Pulgimaalt see maksab. Nii, 14. 31 ühest tagasi. Kõik on õige. Noh, on näha, et see laulik on tõesti väärt, aga te ei tea veel tema tõelisi omadusi, sest leheküljel 48 on laul sees Vilvati mees. Noh, seal hakkab loest minema, sest tuleb kevad, aga on ka selline laul. Pange tähele. Näiteks Kalamehe mõrs ja tüdruk, süda tuksub. Nii et see lauliku või alghind võib omandada ilmadavalt ainult 1 münt. 1 münt ja see laulik on teie. 5 münti. Nii mees teab, et ta tahab laulda 5 münti ja palun, kes soovib või kui on raha, mis kõliseb taskus, palun proovige. 5 münti. 7 münti. 7 münti esimest korda. 9 münti esimest korda. 10 münti. 10 münti. Mündid muudkui kõlisevad. 11 münti. 11. No, meil on raha, need pakub ise endale üle. 11 münti. Esimest korda. 15 münti esimest korda. 15 münti teist korda ja 15 münti ja 3. kord ja müüdud. Palun 15 münti kohe siia mulle.